kõigepealt siin räägib natukene jah, Virumaa vanemast ajaloost ja eelkõige ka seetõttu, et ma ei tea täpselt, mida mõisaomanikud räägivad. Et ma ei hakka nende juttu nagu siin juba ette ära rääkima, neid ajaloolisi fakte ja et on ju võimalus ka siis pärast tagasi tulles neid asju kommenteerida. Aga Virumaa on jah, ajalooliselt on muidugi Eestimaa jaoks olnud ääretult oluline piirkond ja siin on igal perioodil Virumaal selliseid väga silmapaistvaid pustiseid ja on teatud ajalooperioodid, kus on Virumaa on olnud nagu kogu Eestis juhtival kohal ja nii-öelda selliseks veduriks lausa. No see asustuse algus on nagu mujalgi, algab juba kiviajal peale ja Virumaalt leitigi esimene väga vana kiviaja asulapaik, see on Kunda Lammasmägi. Ajaloolased, ma arvan, kas satuvad muuseumisse giidideks või siis satud muuseumisse elama. Mina olen siis see eksemplar, kes elama sattus. Et pool maja on ikka muuseumi eest, et ega selles suures majas nagu igas toas elada ei kannataks, ei ole mõtet. Tulime prouaga 10 aastat tagasi siia, tahtsime Tallinnast õigupoolest ära tulla, aga mul vanade majade huvi on nii pikaajaline ja ei olnud väga vahet, et võib olla talu, võib olla veski, võib olla, aga mõtlesime, et lähme siis juba kaugemale, ei hakka kusagile Tallinna kuldsesse ringi minema, teeks midagi head ka, taastaks mõne vana maja ära. Ja nii juhtukski, et juhustel on ka oma roll ja nii me Virumaale sattusime. Et siis pidi olema võimalikult keeruline ülesanne, et millest jätkub piisavalt kauaks. Ja see on nüüd ära tõestatud, et jätkub küll. 10 aastat oleme rohkinud ja lopsinud ja ehitanud. Kui te sisse lähete, siis näete, et pool on valmis, pool ei ole. Ja niimoodi muudkui nagu väiksed traktorid töötame. Ja mis sellistest majadest üldse saaks või mida me ise võiksime teha? See, et temast ka kasu tuleks, siis see tähendab hommikust õhtuni töö tegemist tegelikult. Kas suvi läbi siis pulmade korraldamist. Ja kujuta ette, kui keeruline on siin restorani pidada, siis sa pead grupi ise kohale tooma. Nii et ma ütleks, et kui te vaatate ringi, kes on mõisa kaela võtnud endale, siis üldiselt ma neid ei kadesta. Peab olema, paljud on sellised arhitektuurifanaatikud. Ma arvan, et Muuga mõisa omanik ka, sest tal oleks seda raha olnud igale poole mujale panna. Tema on puidutööstur, Eesti üks kasumlikumaid tööstusi. Mina olin riigikaitseõpetaja, ajaloolane ja jurist, õppejõud. Ütleme niimoodi, et teen oma kätega palju asju. Sellist lõbu ei ole, et on 10 töömeest peale ja muud kui töö käib. Et seda te saate just Muugal võrrelda. Et siis mõni suur ettevõtja võtab töö ette, siis see läheb hoopis teisiti. Aga meil on siin sellepärast hea, et ma ei pea kasumi peale mõtlema, kuna ma elan ka siin sees. Et siis ei ole seda muret, et igal hommikul, et kuidas ma hakkama saan ja kuidas tulud ja kulud kokku lähevad. Et oma maja puhul ei ole seda muret. Aga mis tast võiks saada? Praegu me oleme teinud ju kõik need 10 aastat kontserte, üritusi, ekskursioone. Kui meil on avatud talude päevad, siis on 1000 inimest ikka õue peal ja kui tahaks, oleks veel rohkem aega, siis muidugi saaks pulmasid ja muid asju ka korraldada. Aga ikka on see rohkem nagu eluviis, mulle tundub, et ma nagu väga suuri lootusi ei pane, et mõisnik elab hästi, mõisnik on kasumis. Pigem läheb ikka kõik siia sisse. Kui te vaatate ainuüksi vundamente, siis igal aastal teen jälle 20 meetrit vundamendi parandusi, aga otsa see vundament ei taha mitte saada, kui teen ringi peale. Ja samamoodi tubadega, kui ma tahan taastada maalinguid, siis seda juba oma käega jälle sugugi alati ei tee, kuigi mu proua osaliselt kunstnikuna saab ka neid taastada. Aga hakkame ringiga pihta, siis ma räägin jälle vahepeal muid asju ka. Et
et vaadake nüüd nende mõisate lugu, et meil on teistsugune, meil on puitmõis. Tundub, et see on nagu odavam kraam, aga ma ei ole nii kindel, sellepärast, et miskipärast mõisahärra 1880-ndatel lasi ära lõhkuda vana mõisa, mis oli pärast Põhjasõda ehitatud, selline kõhukas, uhke, barokne mõis, ikkagi ilus ja väärikas, aga paistab, et nad tahtsid moodsamat, ilusamat ja puit oli moodne, puit oli ilus ja puit oli ilmselt ka soe, sest ega mõisnikud ka kivist inimesed ei olnud, et nad kannatasid ka podagra all, kõikvõimalike haiguste all ja kivimõis oli ikka üsna külm, et andis ikka kütta, puitmõisal palju lihtsam. Aga puitmõisa nuhtlus on ikka see, et ega kui kuskil katus läheb, siis vamm tuleb sisse, vesi tuleb peale ja nad lagunevad, nii et puitmõisaid on lubamatult vähe järgi jäänud. Et kivimõisa võib isegi ära taastada müüride peal. Aga kui puit on läinud, siis ta on läinud, midagi ei ole teha. Et Virumaa on kohalla peaaegu analoogne. On neid veel, eriti need. Ja siis mõned ongi need natuke vaesemad mõisad puidust, kus peremehel ei olnud nii palju raha, et uut härrastemaja ehitada. Või siis neile meeldis oma vanas majas ja nad ei tahtnud kuskile minna. Neid mõisaid on tõesti seinast seina. Riisipere, mis näeb nagu Inglise lordide loss välja, kes oleks just India ära vallutanud. Või siis Kulina, mis 800 ruudune ja viimati oli ühe Peterburi vabrikandi käes. Saksa soost vabrikant, sest enam see põllumajandus üksi ära ei tasu. Mõnel tasus, mõnel ei tasunud, aga kõik otsisid jälle kust ikka rohkem teenida, läksid pealinna, sealt siis võeti seda kasumit välja, et mõisaga ära elatada. Ja ei olnud see alati lihtne, ma tean, et päris mitmed suure peahoone ehitajad läksid pankrotti. Järvakandi peahoone ehitaja läks lihtsalt pankrotti. Minu meelest läks teine ehitaja ka veel pankrotti, sest see oli kallis lõbu isegi mõisahärradele. Aga lähme piilume korraks sisse ja mõned mõisad on ikka jäänud mõisuskaitsjalt välja, sest koolimaja hoiti nii hästi, et ei olnud sellega mure. Aga enne kui meie tulime, oli see 15 aastat tühi olnud. Meie tulime 2014 siia. Ja see on ime, et ta nii hästi hoiditud. Aha, kas see sissepääs oligi kogu aeg? Sissepääs on olnud niimoodi, et see uks oli olemas. See uks oli väljapoolt kinni müüritud sees, topeltuks sees oli uks olemas, see vahekoridor oli olemas, aga siit oli kinni müüritud, et selle me nüüd taas avasime. Ja siit on ikkagi mõisaaeg on ikkagi siit poolt käidud, sealt teiselt poolt otsast läheb ka väike uks, aga see on olnud siis teenijate uks. Et allkorrusel siin mõisas siis elasid ikkagi teenijad. Ja niimoodi eest või taga sealt ei ole? Ei, külje pealt ei ole jah. See mõis on otsast. Jah, just. Aga siis ma palun edasi välisjalanõudega meil. Välisjalanõudega me siin mõisas sees ei liigu, kellel on vahetusjalanõud, kellel ei ole splitsokkes olla, et üleval on soojad põrandad, puhtad kartuspõrandad. Paar meenutust Muuga mõisa kohta, sest kahjuks jah, see proua rääkis ainult teatud seltskonnale, kui keegi esitas küsimusi, eks ole, ja ta oli suhteliselt vaikse häälega. Nii, see mõis on muidugi, Muuga mõis on selle poolest, on ta hästi tähtis, et selle omanik oli väga kuulus mees, kellest on korduvalt juttu olnud, kunstnik Karl Timo Leon von Neff. Tema eluaastad on 1804 kuni 1876. Ja ta on sündinud siis ka Virumaal, aga Lüganuse kihelkonnas Püssi mõisas koduõpetaja Felice Neffi vallaslapsena. 1849 nimetati ta Peterburi kunstide akadeemia professoriks. 1860 ostis ta laostunud Muuga mõisa ja siis mõne aasta pärast hakkas sinna ehitama siis kivist äärmerit. Kusjuures eeskujuks olid tal siis
Itaalia, eriti Napoli arhitektuur. Ja 1864 määrati ta Ermitage'i galerii konservaatoriks ja ta teenis siis oma tööga ka tsaarilt aadliku tiitli. Ta sai Stanislavi ordeni, Anna ordeni ja 1874 veel kõige kõrgema Vladimiri tähe omanikuks. 1876 ta suri Peterburis, aga ta on maetud Virumaale Simuna kirikuaeda. Nii et kui 1866 algas see Muuga mõisa ehitus ja 69 ei valmis, siis ta nagu eriti palju ei saanudki siin oma elust veeta.